Teine asi, mis inimesi hakkab paeluma, neid samu startup'e, kui hakkab vähegi hästi minema, siis ju tuleb kohe avalikkuse huvi, et räägi meile, kuidas sul läheb. Mis tähendab seda, et suurel hulgal ajakirjanikke, suurel hulgal selliseid esinemisi siin ja jällegi inimene, kes ei ole varem esinenud, kel seda kogemust ei ole, raiskab tohutul hulgal energiat mingite slaidide väljatöötamise peale, tohutul hulgal energiat selle peale, et lihtsalt oma ideed promoda, et tunda mõnu sellest aupaistest või sellest kuulsuspaistest ja ta ei saa tegeleda sellega, milleks tegelikult ettevõte teda vajab. Et samamoodi need kokkulepped, kes mis rollis on, kes mida teeb, et aru saamine, et näed, seda inimest me ei tohi kiusata, teda peab hoidma, see on see, mille peate teie oma ettevõttes kokku leppima. Ja kui ma ütlengi, et kui asutajaks või selle idee autoriks oligi võib-olla kõige parem insener, siis tulebki sellele mehele selgeks teha, et jah, sa oled meie kõige tähtsam inimene, sa oled meie siin liider, aga teeme niimoodi, et sina mõtled asjast ja las nende pitsakarpide ja kontoripindadega, et las selle eest hoolitseme meie. Et, kus ma ütlen siis, ettevõtte juhtimine startup-faasis ei ole ainult juhi asi, vaid on tegelikult kogu meeskonna asi. Ja kui te olete üks meeskonna liige ja te näete seda, et seda ressurssi kasutatakse valesti, siis te peaksite julgelt välja astuma ja tegema ettepanekuid muutusteks. Teine asi, kui me räägime meeskonnast ja meeskonna DNA-st, julgeid otsuseid on vaja ja julgeid otsuseid on vaja hästi ruttu. See sama näide, et me kolme sõbraga alustasime firmat, 2 oli kasu, 1 ei olnud, see otsus, et 1 välja, see peaks tulema hästi ruttu. Ühesõnaga, kõik need tekivad probleemid, ükskõik mis vähegi takistab meid liikumast oma meesmärgi poole, vaid paneb meid mõtlema mingite mõttetute asjade peale, nagu kadedus või vihkamine või vaidlused või solvumine, kõik need teemad tuleb hästi ruttu maha võtta. Sest teil ei ole aega. Te teate, kui te oma ideega kiiresti tippu ei jõua, siis poole aasta pärast on teil poole rohkem konkurente. Et ärge venitage kummi. Ja isegi kui need otsused on selles mõttes rasked, et meil Margusega on üks tuttav startup, mis on maailma kuulus, mis on võitnud meeletult auhindu, innovatsiooniauhindu, mille juht on eestlane, see on Eestist välja kasvanud ettevõte ja kus me mõlemad nendime, et tegelikult selle juhi peaks välja vahetama, sest tema kogemuste tase, tema teadmiste tase, tema suhete hulk ei ole piisav enam selles faasis. Kuigi ta on selle idee autor, kogu selle asja ülesehitaja ja nii edasi. Lihtsalt ettevõttel on läinud nii hästi, ettevõte on jõudnud sellisele tasandile, sellisele tuntuse tasandile, et tema enam välja ei vea. Eesti teadmiste, Eesti kogemuste, Eesti suhetega enam välja ei vea. Ja see on see koht, kus te peaksite vaatama peeglisse ja vaatama niimoodi ausalt, et ei ole peegel kõver. Ei, teie nägu on viltu. Eks te ei sobi sinna enam. Ehk siis selle ettevõtte jaoks oluliselt kasulikum oleks võtta mingi tõesti vinge USA CEO, kes on sarnaseid ettevõtteid tippu viinud, kellel on tohutu kogemuste pagas, tohutu suhete pagas, anda talle, CEO-le peaks andma 8%, umbes 7%, kui te olete juba seal tasandil. Ja las mölb, las ta viib selle järgmisele levelile. Ja see, et teie enam ei ole bukis, ei tähenda, et see firma jaoks enam teie laps. Väärtavalt mugavam on istuda nõukogus ja vaadata, mismoodi sinu investeering muudkui kasvab ja kasvab ja kasvab. Et see näide peab selles mõttes drastiline, et just selle sama asja pärast, et see on väga julge otsus. Ja seda otsust tihti ei saa teha keegi muu kui te ise. Sest alluvad ei julge öelda, et kuule, et sul on nägu viltu. Kuningas on alasti, tead seda muinasjuttu, jah? Et mõelge selle peale. Nii palju mul aega on. Aha. Kuidas oma meeskonda arendada? Sattus hiljuti kätte üks artikkel, nime ei mäleta peast, aga see oli mees, kes tõstis Facebooki arendusmeeskonna 25 inimeselt 400 inimeseni. Nime ei mäleta, võib-olla keegi oskab mind aidata. Ja selles artiklis ta rääkis, mismoodi Facebooki meeskond tegeles värbamisega.
ja mitte ainult värbamisega, vaid ka inimeste arendamisega. Ehk siis nende point oli see, et värbamine oli kõige olulisem tegevus. Inimeste valimine, inimeste meeskonnaga integreerimine, kõige olulisem tegevus. Ja sellega pidi tegelema kogu ettevõte. Mitte ainult see, et personalijuht kutsub kandidaadi välja, istume laua taha maha, räägime läbi, nii, ahah, oskad Javat, jah, selge. Ma ei tea, personalijuhi Javast midagi, aga sa näed hea välja, et tule tööle. See on klassika. Et nemad nii ei teinud, nemad tegid olulist katsetamist, katseülesandeid, seda, et kas ta kõikide liikmetega klapib, juhul kui ta kellegi jaoks ei sobinud kohe kõrvale. Loomulikult nad on pisut teistsuguse turu peal, nad saavad möllata, kandidaatide hulk on suur. Eestis me tihti niimoodi möllata ei saa, et me pigem vaatame nii, et Javat oskad, jah? Sa oled kuulnud seda sõna, oi, siis sa sobid. Ja me naerame, aga see kipub tihti nii olema. Ja nemad olid teinud värbamisest ja inimeste integreerimisest enda põhiasja. Mis tähendab seda, et kui ma olen meeskonnas insener, ma teen oma igapäevatööd, siis tuleb uus inimene, siis ma pean aru saama, et ka minu panust iga päev on vaja selleks, et sellest inimesest saaks minu kõrvale vääriline partner või vääriline staar. Või vastupidi, kui uus inimene on veel kõvem kui mina, siis koos töötades muutun ka mina paremaks ja muutun kõvemaks. Ehk siis võitemeeskond on see, kus kõik liikmed tunnevad, et nad on vajalikud ja nad tunnevad ka seda, et kõik minu ümber olevad inimesed on vajalikud. Ehk siis mina ise olen vajalik ja minu ümber olevad inimesed on vajalikud. Et ei oleks sellist asja jälle, et kurat, ma seal lüdi 3. toas, see karvane, ma ei tea, mis asja teeb, et milleks seda vaja on üldse ette võtta. Tekitab jälle mingit mõttetut sellist, mis mõtlen siis, mõttetut negatiivset energiat ettevõttesse ja kui sa ei ole aru saanud, miks ta vajalik on, siis hea muidugi öelda, et sa peaksid minema juhi juurde ja küsima, et miks seda karvast meil vaja on. Nemad selle oma tiimis said. Neil see läbi käis. Teie, kui teil on vähemalt 30 inimest, tõenäoliselt ei saa, sest teil enamus on eestlased. Ja need ei tule juhi juurde ütlema, et kuule, et miks see karvane seal istub. Seegi peate teie juhtina olema targemad ja ütlema, et näete, et see karvane meil siin sellepärast, et tuleb välja, et on kõige parem kodeerija üldse kogu meie pundi peale. Ja kuidas oma meeskonda arendada, ongi see, et kõige lihtsam see, et kui teha sellest arendamisest kogu meeskonna ühine eesmärk. Et me ise tahame arendada, keegi õpib midagi, keegi meil konverentsil loeb midagi tarka, et tal oleks huvi ja motivatsioon anda seda ka teistele edasi. Selline meeskonna sisene arendamise setup tööle saada, see viib kõige rohkem edasi. Veebmetis meil näiteks on iga neljapäev on arendusseminarid. See on vabatahtlik, aga alati puubisti täis. Kõik ei mahu, kõik ei jõua, aga põnev. Võtame linti ka, et kes ei jõua, siis vaatab pärast lindi pealt järgi. Ja kui te arendamisega tegelete, kas teaduse meeskonna arendamisega tegelema, loomulikult peab, aga siin on erinevad faasid. Et kui te ütlete alles oma startup toodet valmis teete, kui teil on olemas piisav kompetents selleks, et seda toode valmis saada, siis peaksite kogu energia muidugi sinna panema, et seda toodet tekitada. Kui tunnetate, et midagi on puudu, tuleks neid kompetentse täiendada, juurde otsida. Ja oluline on siin see, et kui teil ikkagi mingi teatav küpsus juba ettevõttel hakkab tekkima, siis te ei tohi unustada võrdsuse printsiipi. Jälle see sama kadedus, see, millest ma alguses rääkisin. Et kui te kedagi koolitate, kui te saadate kedagi näiteks ülemaailmsele Java kongressile või Java konverentsile, saadate ühel aastal tema, järgmisel aastal saadate ikka sama mehe, siis muu tiim hakkab tundma, kui seal ei ole olulist taseme vahet, kui ei ole seda, et tal on õigus seal käia, et olulist taseme vahet ei ole, siis hakkab teine pool tiimist mõtlema, et kurat, aga ma tahan ka. Miks tema saab kogu aeg, miks mina ei saa? Et seda võrdsuse printsiipi tuleb hoida ja tuleb jälgida inimeste arendamisel. Ja muidugi põhiline inimeste arendamisest rääkides, laske neil maailma vaadata. Et võimalikult palju ka, ütleme, kõige tühisem kujundaja või kõige tühisem progeja tasub saata maailma vaatama, sest tuleb oluliselt rikkamana tagasi. Isegi kui see konverents oli tema jaoks äriturism, et ta käis lihtsalt istus seal ja mõtles selle peale, et saaks juba läbi ja saaks ma ruttu välja ja siis ma saaks jälle neid vaatamisväärsusi vaadata ja ma saaks võib-olla paari minna ja nii edasi. Isegi see, igal juhul maailma vaatama. Mul oli kunagi üks geniaalne idee Veebmeedias. See on mul kõige suurem prohmakas, mis ma Veebmeediast teinud olen tõenäoliselt.
et mõtlesin välja, et jällegi selle inimeste arendamise suhtes, et mõelge geniaalne, iseenesest meil kõigil on alati kõigile midagi õpetada. Ehk siis, kõige parem programmeerija võiks õpetada mulle programmeerimist, ma võiks talle vastu õpetada infosüsteemide analüüsi või näiteks müümist, või ma ei tea, mis iganes, rääkida talle ooperist, et alati me leiame mingi teema, kus meil on üksteiselt midagi õppida. Ja davai, teeme üle ettevõttelise tuutorite süsteemi, nimetame need õpetajad tuutoriteks, ja nii-öelda noorematega või nii-öelda juuniortasemetega, nendega teeme lihtsalt, nendele määrame tuutorid, et sinu õpetaja on see, sinu õpetaja on see, sinu õpetaja on see. Aga kõrgemate tasemetega, ehk siis kesktaseme ja tipptasemega juba, et teeme niimoodi, et need tipptaseme inimesed, nad saavad valida, et mina soovin, et see personalijuht oleks mul järgmisel poolaastal tuutoriks ja selle poolaasta jooksul ma tahan areneda inimeste juhtimise ja inimeste arenemise valdkonnas. Loogiline, et sellel tippprogrammeerijal, kellel tegelikult inimestega suhtlemisel on vajakajäämisi, loomulikult selline nii-öelda mõttevahetus selle personalijuhiga, planeeritud sihipärane mõttevahetus võiks kasu tuua. Hiilgav idee. Mis ideega juhtus? Idee läks pekki. Töötab väga hästi ja töötab siiamaani väga hästi juunioritega, sellepärast juunioritel on vaja õppida, aga seeniorite ja tipptasemega juhtus see, et hea plaan läheb lõri sellepärast, et küll siis meil ei aega ja tegelikult ei ole, ikka vist ei ole vaja nende inimeste juhtimisega nii väga palju tegeleda, mis ma ikka personalijuhiga räägin, et me nii kaugele jõudsime, et me tegime kõikidele tuutoritele, kes kõige rohkem hääli said, tegime joped. Ja nende päris head joped, siiamaani käime nende jopedega, aga idee iseenesest läks lõrri. Ehk siis minu point, inimeste arendamisega peab tegelema, julged ideed peab olema, aga ülepingutada ka ei maksaks. Ja siis kokkuvõte, või ehitameskonna DNA. Ühine eesmärk, eks, see, et lähme võtame kogu karja ette. Läbiräägitud stsenaariumid, juhul kui läheb hästi, siis me oleme rahul, juhul kui läheb halvasti, siis me peame tegema mingeid otsuseid et kas me mängime osalustega ümber või me mängime meeskonnaga ümber, mis iganes, aga et mis kokkulepped olemas, et mis juhtuma hakkab, kui meil halvasti läheb. Ja see on ette ära räägitud. Ja kui te juhina olete, siis te peate kõikide oma liikmete või töötajate sisse suutma pugeda ja mõtlema nende võtmes. See tähendab ka seda, et te peate aru saama nende eraelust. Et ei saa olla niimoodi, et sinu eraelu mind ei huvita. See, kellega sa käid, see loomulikult mind ei huvita, aga see, et mis on su plaanid eluga, millal sa tahad hakata peret looma, millal sa tahad hakata maja ehitama, millal sa tahad saada endale mingi stabiilsuse, kõik see on oluline, sest muidu te ei mõista oma inimest. Sellest te peate aru saama, selleks, et sellest aru saada, tuleb oma tiimiga võimalikult palju koos juua. Ilma näidata, sest tõenäoliselt muidu need inimesed ennast ei ava teile. Te tõesti arvate, et kui ma lähen praegu võtan suvalise veebmeedia töötaja ja ütlen, davai, lähen siia koosoleku ruumi, et ava ennast mulle. Mul on teile ainult üks sõnum. Ja see sõnum on läbi klassiku. Ehk siis, nagu ma alguses ütlesin, see, et te mõtlete üldse ettevõtjaks hakata, see on muidugi positiivne. See, et te tahate kuhugi jõuda, positiivne, aga klassikud ütlevad nii. Aitäh teile selle meeldiva vastuvõtu eest ja edu teile! Aitäh, Taavi!